FitLapi kanalile. Me alustame siin nüüd sellise uue rubriigiga, kus inimesed saavad meile kirjutada oma murede, mõtete, küsimustega erinevatel terviseteemadel ja meie võtame need küsimused või mõtted ette ja anname siis omapoolseid arvamusi ja soovitusi. Mina olen FitLapi tegevjuht Rene. Ja mina olen FitLapi kaastegevjuht Berit. Ausad vestlused FitLapiga alustab. Nii, võtame siis järjest ette meie klientide lood ja hakkame siis vaikselt jutustama. Kas ma loen ette esimese küsimuse? Loe esimene tekst ette ja. Ei ole üldse mingi saladusega seotud lugu. Lihtsalt pole kusagilt osanud nõu küsida. Käin erinevates grupitrennides, enamasti kulutasin ühes trennis kella uskudes 300 kilokalorit. Ringtrennis lausa 400. Ja nüüd, täiesti äkki, on see number drastiliselt langenud. Umbes 240 kilokalorit trenni kohta. Ringtrennis veidi üle 300. Millest võib selline asi tingitud olla? Haige pole ma viimasel ajal olnud, erilist stressi ka ei ole, söön ja magan normaalselt. No minu esimene mõte siin muidugi on üldsegi see, et võib-olla vaadata oma kell üle, sellepärast et ka kellad meil ikkagi aeg-ajalt võivad hakata vaikselt otsi andma, oleneb kui kaua need meil kasutuses on olnud. Nii et number 1 asi on üldsegi see, et tegelikult ka see kell ei pruugi alati õigesti näidata, tegelikult alati ei tasu üldse neid kellasid päris tõe pähe võtta, aga jah, see võib olla kõigepealt esimene asi, mis mul kohe tuleb pähe. Mis sul on võib-olla siuke? No üks asi on see, et võib-olla sa oled kella vahetanud, et minul on mitu erinevat kella ja see kell näitab mul trenni ajal 10-15 lööki vähem minutis. Ehk siis pulssi siis. Pulssi just. Ja palju täpsem on tegelikult, kui sa tahad kasutada siis pulsivöö osta. Ehk siis see on nagu üks põhjus, mis võib olla, et sul ei näita enam samamoodi pulssi, et nagu enne trennis. Aga muidugi me üldse peame rääkima sellest, et kui oluline see üldse on. Kõigepealt see korraks ma ütlen taustainfoks ka selle on ju, et siis kalorite kulu ikkagi tuleb suuresti sellest pulsi pealt on ju, see on see põhjus, miks sa siis tõid ka selle pulsi välja, et erinevad kellad võivad näidata sulle erinevat pulssi ja sellest tulenevalt on ka siis põletatud kalorite summa erinev. Ehk siis jah, see on üks asi. Ja teine asi oli siis see, et kui oluline see tegelikult üldsegi on ju on. Tõesti, et kui see tegelikult on ju, su harjumus on sama, sa tegelikult teed samad treeningut, et see, kas su kellal nüüd näitas eile seda sama trenni, ma ei tea, 50-100 kalorit vähem või rohkem, kui täna seda sama trenni tehes on ju, et reaalsuses see trenn on sul ju tehtud, energiat sa oled juba on ju kulutanud, su füüsiline aktiivsus on selles mõttes sama, et kui oluline päriselt see kalorite number seal tegelikult on. Ja ma arvan, et tegelikult ütleme isegi kaalulangetuse mõttes, kui enne kaal ilusti langes sul trenni tehes ja nüüd sa näed kella pealt, et kulutad vähem kilokalorit, aga sööd samamoodi edasi, ega siis tegelikult see kaal ei vaata su kella, eks ju. Jah, et kaal ei reageeri, et oi, sa oled täna vähem nende numbrite järgi põletanud, on ju, et siis jah, on sinu energiakulu teine, et ikkagi see energiakulu jääb samaks. Kui sa jätkad tegelikult samade harjumust, kui sul on ju need trennid, toitumine kõik sobinud, siis julgelt jätka ja see, et seal näitab mingid teisi kaloreid. Ei ole kindlasti asi, ma arvan, mille pärast hakata siin liialt muretsema. Jah, eks siis kindlasti ära hakka selle pärast enda toitumist muutma, kui see oli selle küsimuse mõte, et nüüd sul kell näitab vähem kilokalorit, mis sa ära oled kulutanud. Just. Mina arvan ka. Aga jah, kui see sind huvitab, siis vaata üle, kas sa ei ole kella vahetanud ja võib-olla su kell lihtsalt hakkab otsasid andma. See on ka variant. Jah, mina arvan ka. Ja teiseks, jätka oma trennide ja toitumisega ja ma arvan, et ei olegi sellest ka midagi hullu. Nii, aga lähme järgmise teema juurde. Ja järgmine lugu on meil selline. Olen proovinud umbes 10 aastat vahelduva eduga jälgida toitumiskavasid ja kaalu langetada, aga ei ole õnnestunud. Lõpuks on alati see, et isud lähevad nii suureks ja söön see hetk, mil olen üksi palju krõpsu või kommi ja see nullib kõik ära. Või jälgin kava umbes 2 nädalat ja tekib vajadus iga päev kaaluda, mis rikub motivatsiooni ära. Või siis nädalavahetustel patustan paar ampsu siit-sealt ja siis imestan, miks kaal ei lange, kuna enda arvates teen ju kõike õigesti. Ja selles rattas olen juba aastaid ja välja ei saa.
nii, noh, siin on tegelikult palju mõtteid. Ma alguses ausalt öeldes ütlen ka seda, et ma tunnen ennast siin tegelikult päris palju ka ära. Ma olen jaganud oma minevikust neid lugusid ka, kus ma olen olnud selline väga suur emotsionaalne sööja ja samuti olen ka, on olnud seda, et võib-olla olengi jään üksinda või olen üksi kodus või nii-öelda kuidagi salaja teiste eest ka näksin, maiustan, mis iganes söön. Et ma tunnen siit ära, kõigepealt ma ütlen seda, et sellest ikkagi on kindlasti väljapääsu, et see ei pea alati jääma nii, isegi kui siin on 10 aastat vahelduva eduga, siis siiski ka minul kestis see väga pikalt ja lõpuks ikkagi sellest on võimalik välja tulla. Mida ma siin võib-olla kindlasti alguses, mis mulle jäävad silma, on see, et kui tekib vajadus iga päev kaaluda, et see kuidagi toob motivatsiooni alla, noh, siin on tegelikult see, et jällegi ma mõtlen, et kuna sa räägid ka, et vahelduva eduga oled jälginud kavasid, ma usun, et kui sa tegelikult oled ikkagi jälginud kava ja kaalunudki, siis tegelikult ilmselt on sul tulnud ikkagi sealt ka mingisugused tulemused, sest siin on olnud ka vaheldav edu, vahepeal on nagu läinud hästi, siis jälle kehvemini. Et tegelikult seda võiks hoopis sealt võiks nagu ammutada, seda kuidagi motivatsiooni ja hoopis mõelda selle peale, et okei, aga kui ma neid mingeid tegevusi praegu teen, näiteks seesama toidu kaalumine, siis tegelikult see on see, mis aitab mul jõuda enda nende eesmärkideni ja pigem nagu jah, et mitte kuidagi sellest lasta ennast nagu morjendada, vaid hoopis nagu vaadata selle nurga alt, et just hoopis need sammud tegelikult on need, mis aitavad selle eesmärgini jõuda. Siis ma vaatan, siin on ka see, et vahel nädalavahetustel patustan paar ampsu siit-sealt, noh, ilmselt mulle tundub, et see paar ampsu ei ole võib-olla päris paar ampsu, sest et reaalsuses ikkagi tegelikult, kui enamus ajast toituda nii-öelda tervislikult, isegi kui on näiteks kava jälgides, siis päris paar ampsu nädala peale ikkagi selles mõttes seda asja ära ei nulli, et noh, siin ilmselt on jah, ikkagi need hetked täpselt, kus on need palju krõpsu ja kommi ja nii edasi. Et ma vaatan siin seda, et siin on välja toodud, et lõpuks on alati see, et isud lähevad nii suureks ja söön see hetk, mille olen üksi palju krõpsu ja kommi ja see nullib kõik ära. Et noh, siin ma nagu tunnen ära seda tegelikult, et olen muidugi, mis toitumiskava sa oled kasutanud, et võib-olla on olnud see kaloras väga-väga madal, et palju madalam, kui ta tegelikult tohiks olla. Et mida suurema kalorasiga kaalu langema saab, seda jätkusuutlikum see on ja seda kauem sa suudad seda jälgida selles mõttes, et sul ei teki neid isusid nii väga. Et tihtipeale on see, et kui sa jälgid toitumiskava, mis on väga madala kalorasiga, siis sul tekivadki niisugused näljasööstud ja noh, kui kedagi ei ole, eks ju, siis on ju jube mugav minna kapi kallale või käia poes ära ja osta seda, mida noh, tegelikult võib-olla muidu ei ostaks, kui kaloras oleks nagu piisavalt kõrge. Ja mis ma veel tooksingi välja on esiteks see, et tegelikult ma arvan, mida sa oled võib-olla ka ise kogenud, et kui sa ikkagi jälgid väga nagu hästi oma toitumist, siis tegelikult igapäevaselt need isud ikkagi vähenevad. Ja võib-olla kui tulebki see nädalavahetus, need mingid hetked kus siis juhtub see, et tahadki palju näksida, kommi maiustada, siis on ikkagi seal see emotsionaalne söömine tegelikult ka, ilmselt on siin teema ja selle puhul tegelikult tuleks tegeleda ikkagi ka väga palju sellega, et tegelikult mis toimub su peas, milline on see võib-olla stress, mis su elus toimub, et väga tihti ka sellised stressirikkad perioodid mingid pinged on, ma ei tea, tööl, kodus või suhetega või vahepeal ongi mingid, kas või, ma ei tea, pettumus närvilisus, mis iganes, need on need asjad, mis panevad meid tegelikult haarama nende heade asjade järgi ja tegelikult ka üle sööma, sest me lähme sinna toidust otsima seda kiiret dopamiini ja see toit tundub nii hea ja nii maitsev ja nagu sellest tekib hetkel nii hea tunne, kuigi pärast me saame aru, et tegelikult seda ei olnud vaja. Ehk siis mina soovitaks siin ka natuke päriselt võib-olla vaadata seda omast kogemusest lihtsalt ütlen, et mida kuidagi õnnelikumaks ma ajaga muutusin, seda lihtsamaks tegelikult läks ka tervislik eluviis minu jaoks, sellepärast et neid emotsionaalseid söömisi nagu ajapikku jääb aina vähemaks, kui sa tegelikult oled õnnelik, sul on elus kõik hästi, sul on nii-öelda närvisüsteem on kõik tasakaalus ja sa ei vaja nii-öelda seda lohutust kuskilt mujalt, mida mina väga palju näiteks ka sain kunagi toidust.
ehk siis üks asi on jah, toitumisharjumused, aga teiseks ikkagi tuleks mõelda ka väga palju sellele, et minna natuke sügavamale, et miks need söömasööstud nii-öelda tulevad. Sest jah, tegelikult ikkagi selle nii-öelda tervisliku puhta toiduga ei teki üldjuhul neid suuri isusid. See on välja toodud see ka, et võin jälgida kava umbes 2 nädalat ja tekib vajadus iga päev kaaluda, mis rikub motivatsiooni ära. Et see on see sama tegelikult, millest me väga palju räägime ka, et sööki saab ju mitmeks päevaks ette teha. Ehk siis seda igapäevast kaalumist nagu nii-öelda vähemaks võtta ja iga päev, et ei tekiks seda, et ma nüüd pean tegema söögi valmis 4 korda päevas. Et kui sa teed valmis mitmeks toidukorraks ja mitmeks päevaks, siis sul ülejärgmine päev ei ole üldse vaja kaalumisega tegeleda. Siis võtad oma karbikese, soeldad ära selle, sööd ära ja kõik väga hästi. Ja see on kusjuures väga hea soovitus, sest et tõesti mõnel inimesel ta ei ole harjunud selle kaalumisega ja kui sa pead 4 korda päevas hakkama oma toitu kaaluma, siis see tundubki nagu tohutu pingutus, sa natuke pingutad ja siis ükskord sul võib-olla viskab tõesti nii-öelda kopa ette. Aga siin ongi täpselt see sama hea variant, et sa ei peaks iga päev 4 korda kaaluma kõiki toitained eraldi, et siis sa teedki endale tegelikult ise leiad need viisid, kuidas teha enda jaoks see elu lihtsamaks. Et teedki toidud ette, nagu mina teen näiteks endale 4 lõunasööki alati ette, 4 õhtusööki ette ja ma igapäevaselt kaalun ainult enda hommikusöögi siis toiduaineid. Lõuna ja õhtu ma võtan lihtsalt karbist ja ongi nagu väga lihtne ja ei ole nagu seda pinget selle toidu kaalumisega. Ehk siis see on nagu kindlasti väga hea mõte. Ja mida mina nagu lihtsalt ka võib-olla siia viimasena veel natukene soovitaks, ongi ka see, et võib-olla natuke tugevamalt leida endas üles ka see miks on ju, et miks sa tegelikult tahad ikkagi seda kaalu langetada, mõelda selle peale, et kui sul on läinud edukamalt näiteks, kui hea tunne see on olnud, et mõelda nagu motiveerida ennast nii-öelda olema järjepidev igapäevaselt lihtsalt juba selle abil, et sa tead näiteks, kui hästi sa ennast pärast tunned, kui palju sa pärast on sul energiat, kuidas sa jõuad mingeid asju võib-olla teha, kuidas sa tunned ennast nii palju enesekindlamalt, et seda miks endast nagu natukene tugevdada ja mõeldagi siis jah ka selle peale, et miks su elu on tegelikult siis on ju palju parem, kui sa ikkagi lõpuks nagu järjepidevamalt suudad olla. Aga ära anna kunagi alla, ütlen ka seda, et alustagi kas või see 11-12 aasta ka on ju nii-öelda uuesti ja aegamisi päriselt ikkagi need harjumused kuidagi hakkavad rohkem kinnistuma ja sellest on nagu kindlasti väljapääs ja ma soovin sulle edu. Ma veel natuke täiendaks. Jaa, muidugi. Et siin on tegelikult välja toodud ka, et patustan nagu nädalavahetusel natuke siit ja natuke sealt. Et minu puhul on tegelikult nagu see, et ära anna seda näppu. See võib käega võtta. Ehk siis meil on tegelikult Vitlapis on ka ju 1 korra nädalas on nii-öelda kavaväline toidukord. Varem nimetati seda patutoidukorraks, eks ju. Et 1 korra nädalas tegelikult võiks nagu lubada endale, siis kui kaal ilusti langenud on. Ja proovidagi, et ülejäänud ajal ei anna seda näppu. Ehk siis see üks komm, mille laua pealt võtad, võib tekitada selle, et tegelikult sa õhtu otsa sööd igasugust magusat soolast kõiki läbi segi. Ja siis esmaspäeval avastad jälle, et issand, et tegelikult kaalu langemise on hoopis kaal tõusnud. Just, et siin on täpselt see asi lihtsalt, mida me peame ka teadma, olema teadlikud on ju, et tõesti, kui me anname selle ühele kommile on ju selle näpu nii-öelda, siis reaalsuses meie veresuhkur läheb lakke ja sellele järgnevadki tohutud on ju isud, siis see veresuhkur langeb, meie keha tahab jälle seda üles saada, ta tahab jälle midagi, et jah, kogu aeg endale kuidagi teadvustada seda, et kui ma nüüd mõtlen, ma näiteks võtan selle 1 küpsise on ju, siis ma pean arvestama, et siia tulevad tagant järele ka tegelikult on ju need isud, see veresuhkur hakkab kõikuma, et me lihtsalt saame teadlikult nagu aru, et nii-öelda mis sellele võib järgneda. Ja see on ka asi tegelikult, mis saab palju lihtsustada seda, et okei, ma ei annagi juba seda sõrme ära, sest et muidu läheb lihtsalt sinna see käsi järgi ja see on lihtsalt puhtalt see, mis hakkab meie kehas toimuma. Siin peab teadma seda lihtsalt, et kuidas su enda iseloom ja nii-öelda keha käitub, et mõne puhul tegelikult võtabki selle iga kommi ja võtab iga õhtu 1 kommi on ja tegelikult nagu ei juhtu seda nii-öelda järelmõju, et sa hakkadki sööma on ja. Aga teine inimene, kes võtab selle 1 kommi, siis ongi käpuli maas nii-öelda ja
sööb kõik asjad ära. Eriti kui sa võtad tühja kõhu peale tegelikult selle kommi, siis on veresuhkur teeb veel hullemini ja kui sul on juba kõht täis, siis ta ei mõjugi enam tegelikult nii hullusti. Ja, et kui sa oled nagu seda tüüpi inimene, et kes tõesti võtab ja selle ühe kommi ja suudab sellega piirduda, siis pole hullu, üks komm on 50 kilokalorit keskmiselt. Et see ei ole nüüd see, mis lõppkokkuvõttes kaalu tõstab, aga see, mis sellele järgneb, see on nagu see, mis teeb kaalule nagu paha. Ja veel lihtsalt, see on nii pikk teemad, aga siit tekib nagu aina rohkem mõtteid ja mõtteid, mis veel mul just tuli siin mõte. Et kui isegi juhtub see, et sa näiteks juba oled, ma ei tea, selle millegi järele haaranud ja võib-olla saad ise ka aru, et okei, ma juba sõin mingi šokolaadi ära emotsiooni pealt, mul ei ole seda vaja, et siis mõelda ka selle peale, et okei, see läks praegu nii, sa ei saa enam muuta seda, et sa selle šokolaadi ära sõid, aga sa saad muuta igat sekundit, mis nüüd siit sellele järgneb. Ja see on väga suur vahe, et kas sa sööd ära selle ühe Snickersi ja mõtled, et okei, kõik on juba läinud ja paned tordi otsa või sa sööd ühe Snickersi, sa saad aru, okei, ma sõin selle ühe Snickersi, seda ma ei saa enam muuta, aga ma saan muuta seda, mis saab järgmine minut, ja siit teha sellest hetkest juba palju paremaid valikuid. Ehk siis see mõte nagu kõige halvem mõte, mis olla saab, et läksid trummid või läksid pulgad mingu trumm ka. Jah, just. Nii, nüüd lähme lõpuks vaatame siis edasi. Loen ette või? Jah. Tänane viimane probleem arvatavasti on siis, või niisugune meile kirjutatud teema on, et kuidas vabaneda mõtteviisist, et ma teen või ostan midagi alles siis, kui olen teatud kaalu saavutanud. Eks see on siis, et eesmärk on saavutatud alles siis luban endale midagi. Minu mõtted on kohe siin see, et jah, see ei ole tegelikult parim mõtteviis. Ma küll saan väga hästi aru, kust need tulevad, sest me oleme väga palju kuidagi sellega kasvanud nagu üles ja on, et premeerimine, kui teed millegi asja ära, siis saad midagi, kui midagi ongi kas saavutad, või jõuad mingi eesmärgi või tulemuseni või kas või lihtsad asjad teed ära, et siis sa oled alles, ma ei tea, väärt mingisugust preemiat. Ja tegelikult mina arvan ka, et see ei ole tõesti selles mõttes hea mõtteviis, sest et tõesti me siis tunnemegi, et me oleme alles siis väärt midagi, kui me oleme midagi saavutanud või midagi teinud, Et ma ei ole, ma ei tea, praegu, ma ei tea, väärt endale ostma uut kleiti, enne kui ma olen nagu 10 kilo näiteks kergem. Et jah, mina arvan ka, et selles mõttes see pigem paneb meid hetkes tundma ennast nagu kehvemini, sest praegu me tunnemegi, et okei, me oleme kehvad, me ei ole praegu väärt, me nii-öelda oleme hästi nagu kuidagi siis tekitab seda ebakindlust juurde, aga küsimus on, et kuidas sellest vabaneda? Jah, ma tean, jah. See on nagu see, et sellele nii lihtne ei olegi vist vastata, Kuidas sellest vabaneda tegelikult ongi enesearmastuse kasvatamine. Ja see on jällegi... Et ma hindan ennast iga päev, Täpselt sellisena, nagu ma olen, et isegi kui minu see unistuste kuidagi näiteks kas või vorm ongi see 10 kilo näiteks vähem, siis jah, see on mingi eesmärk, mille poole sa liigud, aga see ei tähenda, et sa praegu oled vähem väärt. Et sa praegu ei peaks kuidagi ennast hindama või ennast väärtustama või ennast armastama või ennast poputama. Et me oleme väärtuslikud igas hetkes, igas olukorras, igas, mis iganes me kuidagi teeme, et meie see, kas me oleme midagi väärt või mitte, ei olene sellest täpselt, kas me oleme siis mingisuguses, ma ei tea, suure asjaga hakkama saanud, et tulebki lihtsalt sellele mõelda, et aga ma armastan ennast sellisena, nagu ma olen igas hetkes. Muidugi see ei tähenda, et me kuidagi nüüd, ma ei tea, ei peaks panema endale mingit sihte, ja mõtlema seda, et ma nüüd olengi ideaalne, Muidugi elus alati liigume edasi, liigume oma eesmärkide poole, aga ka selles praegus hetkes, et me nagu selles mõttes ei vähendaks ega pisendaks ennast ja et me ikkagi kohtleksime ennast iga päev nii-öelda väärtuslikuna. Ütle mulle, et kui näiteks mul on eesmärk võtta alla 20 kilo, eks ju. Ega siis poolel teel vist kleiti ei ole mõtet endale osta, Sest seda enam pärast ei ole vaja, pigem spaasse minna, või midagi taolist või tunda ennast lihtsalt hästi ja väärtustada ennast muud moodi. Jah, see oli mul niisugune näide siin tõesti. Et aga jah, sest et reaalsuses ma võin öelda ka seda, et kui me nagu teadlikult ei mõtle selle peale, et me ennast väärtustaksime ja hindaksime praegu, siis me tegelikult ei armasta ennast ka ilmselt siis, kui me jõuame selle eesmärgini. Sest kui me ei õpi ennast ise päriselt armastama,
siis see 10 kilo kaalu kadu ei too mulle seda enesearmastust, vaid siis on tegelikult ka see, et okei, ma olen küll 10 kilo kergem, aga siis ma leian järgmise asja, mis mulle enda juures ei meeldi, mida ma tahan muuta, millega ma ei ole rahul, kuhu ma nüüd tahan minna. Et selle enese nagu armastuse kasvatamisega saab tegeleda kohe, tulebki tegeleda kohe, et seda ma võin öelda 100%, et seda kuidagi eneseväärtustamist ei tule ka siis, kui me oleme näiteks selle kaalu alla võtnud, et sellega tuleb teha tööd nii-öelda juba kohe ja vahet ei ole nii-öelda, millised me oleme. See on seesama liigne pitsutamine, et mis tegelikult ei ole ka kasulik, et näiteks kui sa endast oled rääkinud ka, et võib-olla sa kunagi proovisid nii hullult täie jõuga nagu kinni hoida sellest toitumiskavast või midagi, aga tegelikult läheb lappesse, eks ju. Et pigem sa peadki nagu armastama ennast ja siis kergusena kuidagi seda võtma ja nii, et see tuleb nagu loomulikult, eks ju, et mitte ei ole nii, et see on peale sunnitud, see peab tulema ikkagi, see tahe peab sellest endast seest tulema. Et selline täpselt on nüüd, kuidas ma olen öelnud, et see ei ole nii, et okei, mida nüüd tervislikum ma olen, mida rohkem ma teen trenni, mida rohkem ma kaotan kaalu, seda rohkem ma kuidagi hakkan ennast armastama, vaid tegelikult käib see niipidi, et mida rohkem ma õpin ennast armastama, seda rohkem ma tahan teha trenni, seda rohkem ma tahan süüa tervislikult, seda rohkem ma nagu just tunnen, et ma armastan ennast nagu nii palju, et ma tahan neid asju nagu enda jaoks teha ja need asjad hoopis tulevad lihtsamalt niipidi, et kui ma nagu mõtlen just selle peale, et ma hindan ja väärtustan ennast nii palju, et ma teen kõiki neid asju, mis tegelikult on mulle head. Mitte see, et ma nagu nii kaua olen range ja piitsutan ennast, et kui ma jõuan lõpuks selle eesmärgini ja siis ma olen alles kuidagi tubli. Siin võib see ka muidugi olla, et kuidas vabaneda sellest mõtteviisist, et ainult siis ei premeeri ennast, kui mingi eesmärgi saavutad enne. Et mõni võib panna endale siis eesmärgid iga poole kilo tagant, eks ju. On eesmärk, et pool kilo alla võtta ja siis juba premeerib ennast. Et see võib niimoodi ka käest minna ära. Et iga poole kilo. Et mul on eesmärk pool kilo, kogu aeg on eesmärk. Iga päev täidan oma eesmärgi ära, eks ju. Või siis võib liiga suur eesmärk olla, et ma tahan 50 kilo alla võtta. Mis see 50 kilo on ju 3 aastat, eks ju, võib-olla kaalu ja langetada. Ja et nii kaua siis mitte midagi ei luba endale, eks ju. Et nii päris ei saa. Nii tõesti ei saa. Ma loodan, et mingid mõtted siit kuidagi said. Et tõesti hakatagi tegelema lihtsalt kas või mingid enesearmastus, ma ei tea, kas või raamatud või mingid lihtsalt, kas või mingid videod, podcastid, neid on nii palju, et kuulata kuidagi selliseid asju ja päriselt hakatagi lihtsalt ennast juba väärtustama sellisena, nagu sa oled ja tegelikult ongi kõik palju parem aktsepteerida ennast sellisena, nagu sa oled ja oleneta sellest kus sul on su sihid või eesmärgid, siis Nii, ma arvan, et tänaseks piisab. Ma arvan ka, jah. Saime siin jutustatud küll ja aitäh kuulamast. Kui sulle meeldis meie vestlus siin, siis pane siia meile kindlasti on like, subscribe ja me paneme siia alla ka lingi. Sa võid saata meile enda loo, kus sa saad jagada siis kas sarnaseid lugusid, võib-olla on sul mõni küsimus, teema. Me võtame selle siin ette, arutame, jagame oma mõtteid, soovitusi. Ja nii vist ongi. Ja te ei pea kartma seda, et me ütleksime, et kes meile need kirjad saatis või kes need teemad saatis, et me kommenteerime täiesti anonüümselt. Ja me ei näe isegi selles mõttes, te saate ka küsida anonüümselt, et te isegi ei peagi kuskil oma nime ega ühtegi seda isiklikku andmed panema. Nii et aitäh teile ja näeme juba järgmine kord. Tšau!